tere! Täna ma tahaks jagada sinuga natukene mõtteid rahaenergiast, kuna ma olen nüüd aastaid uurinud seda ja teinud väga mitmeid koolitusi ja käinud ise väga mitmetel koolitustel ja näinud, kuidas tegelikult meie süsteemi mõjutavad erinevad meie elukogemused või meil läbi elatu. Kõigepealt meie isiklik süsteem mõjutab väga palju, kõik see, mida me oleme näinud, mida me oleme läbi elanud, lapsepõlves, kuidas on rahaga ümber käinud meie vanemad. Ja see on nii alateadlikult ära peidetud meie sisse, et tihtipeale me ei näe seda. Ja kui me hakkame seda uurima, siis on väga suur ahaa, kuidas me tegelikult siiamaani mingites teatud olukordades käitume nii, nagu käitusid meie vanemad. Teine väga oluline koht on see, et meie suguvõsa, kuidas see mõjutab meie rahasüsteemi. Kõik see, mis on suguvõsas juhtunud, kõik see, mida suguvõsas on seotud rahaga, on kaotatud näiteks vara, on kaotatud läbi raha kaotuse elu, see otseselt mõjutab meie epigeneetikat, see mõjutab meie suhet rahasse kuni sinna maani, et me ei julge raha vastu võtta või rahaga välja anda mingil põhjusel, sellepärast et see raha võib olla ohtlik. Ja mõnikord ma olen näinud ise, kuidas inimene, ta saab väga kiiresti küll võib-olla raha, aga ta annab sama kiiresti sellega välja, sellepärast et ta süsteemis on sees see, et see raha võib olla ohtlik. Siis on meie selline universaalne raha, mis maailmas liigub ja see on hästi huvitav, kuidas meie süsteeme mõjutatakse sellega, et raha ei ole. Ja see on nii tugevalt süsteemides sees ja raha on energia ja kui meie süsteemi istub see väike seeme, et raha ei ole, siis see on süsteemis sees ja me blokeerime iseennast raha suhtes kinni seoses sellega. Ja kolmas või neljas tähendab on äriline raha, see on see, mida me saame juurde teenida vastavalt sellele siis oma panusele siia maailma, mida me siis teeme ja mida me siia inimkonnale panustame ja selle eest siis meile makstakse ka tasu. See on selline ka samamoodi väga huvitav koht, mida kindlasti oleks vaja enda sees uurida, sellepärast et kõik inimesed ei ole ettevõtjad ja kõigepealt tuleks endale selgeks teha üldse, et kas see ettevõtlus sinu süsteemile on vastu võetud. Me võime läbi teha väga erinevaid koolitusi, kuid kui süsteem ei ole valmis selleks, et raha küsida, see energia on positiivses pooles, mitte negatiivses pooles, siis äriline, kuidas ma ütlen siis, ärisse sukeldumine on keeruline. Nii et kõigepealt tuleb ikkagi enda jaoks ära lahendada need rahaasjad, mis sinu süsteemi mõjutab ja need on kõigil erinevad. Me ei saa võtta nii, et hakka tegema seda ja siis sa saad seda. Ma olen nii palju näinud, kuidas inimesed on läinud mingi kindla mustri või ütleme mingi kindla ettepanekuga, kuidas raha teenida ja ta ütleb, et mul läheb ainult hullemaks. See on sellepärast, et sa lähed iseenda vastu, sa lähed oma süsteemis iseenda süsteemi vastu ja sa blokeerid kinni täielikult energia. Ja siis tulevad inimesed ja ütlevad, tead, ma olen täiesti tupikus, ma olen ummikus, ma tunnen, et ma ei liigu, ma olen nagu blokeeritud ja see tuleb kõik sellest, et ma olen läinud iseenda süsteemi vastu. See on väga alateadlik, me tihtipeale ei tunne seda ära, aga kui me hakkame sellist suurt pilti vaatama läbi enda, läbi oma perekonna, läbi oma suguvõsa, ühiskonna ja ka äriraha, siis me tegelikult jõuame sellesse punkti, et me hakkame nägema, kus need sinu konksukesed sinu küljes on, mis on vaja lahti lasta. Ja kui sa tunned, et see jutt sind kuidagi kõnetab, siis mul on mitmed rahakoolitused, nii et sa võid seda uurida minu kodulehelt kairikuusma.ee või siis kirjutada mulle ka meilile. Nii et kõik need on siin all kirjas ja kui sulle tundub, et see video on sulle hea ja kasulik, siis pane ka
pöial sinna sellele, et see sulle meeldis ja sulle hakatakse täiesti tasuta saatma neid infot, kui uus video tuleb ülesse. Nii et ma soovin sulle südamest edu ja kohtumist järgmistes videodes.